Okei, aga tere, et rahvas tasapisi koguneb. Nagu näete, siis meil on nüüd väga fancy pealkiri sellel ülekannel, mida ma teen loomaaed elutoas. Vaatame, kui palju neid tuleb. Võib-olla jätkame ka edaspidi, kui eriolukord on juba läbi saanud. Mina olen siis loodushariduse spetsialist Darja. Kodus istuda on siiamaani sama igav, nagu oli ka eelmisel nädalal. Nii et ei saanud vastu panna. Poen seda sildikese sinna alampoole. Kuidas teil läheb? Meie loomaaias on absoluutselt tühi. Ma pole ühtegi taliteed näinud teel siia faasanite juurde. Nii et ainult loomad. Mõnedele loomadele selline rahu ja vaikus väga meeldivad. Teised loomad isegi natuke muresevad, et kus on need kahejalgsed ahvilaadsed loomad, kes siin käisid aeg-ajalt. Nii et kohe lepime teiega kokku, et kohe, kui loomaaed lahti, siis te kõik tulete tagasi, sest me ei saa enam väga kaua loomadele seletada, et mis siis maailmas toimub. Aga täna me oleme teiega faasanite juures ja faasanite vaatamiseks praegu ongi just väga õige aeg, sest faasanitel on pulmaaeg ehk kevadine õhkkond tõi neile armastust emastele ja isastele ja siis me hakkamegi seda teiega vaatama, et ajalehtede lugejad teavad, et Tallinna loomaaias munemine on täies hoos, aga täna siis räägime, et mis munemisele eelneb. Kohe, kui ma leian faasanid, et siin on kroonläikfaasan, üks hetk. Jah, ma pean täna olema väga osav minu pulgakesega. Et nagu näete, siis talitaja on jätnud meile seemneid siia juurde, et neid meelitada. Nad natukene neid nokitsesid. Näen! Aga nüüd vaatame, et kuidas teilest seda näidata. Jah, ega see suurendus midagi suurt ei ole. Üks hetk. Proovime stabiliseerida seda asja. See on kroonläikfaasan, üks suurematest faasanitest, aga kas ei tule lähemale? Tundub, et ei tule. Siis me liigume praegu edasi. Et kuna faasanitel ongi siis praegu selline aeg, et munemine ja pulmatantsud. Ja tšau. See on hõbefaasan. Väga lähedale ma siin ei tule, sest hõbefaasanitel on hetkel isegi paar muna pesas. Nii et nagu näete, siis isane, kes on selline väga ereda värvidega, siis ta patseerib ja kaitseb oma prouad. proua on siin varjus
ja see, et teil on seda proovat praegu natuke raske näha, ongi meelega. Noh, nii meelega, kui evolutsioon üldse saab olla. Ehk siis emased, nad on selliste tuhmimate värvidega, mis sulanduvad väga hästi keskkonnaga kokku. Ja see võimaldab emastel peita end kiskjate eest. Ja siis, kui selline emane istub ka pesas, siis ta kaitseb ka mune. Aga miks siis isane on niivõrd ere, kui just maskeerivad värvid aitavad ellu jääda? Ja see on väga hea küsimus. Jah, teid teredas halli vares, kes istub seal puu otsas, nagu näete. Et hallvaresed, nad tavaliselt ei jää looduses ellu. Sest kõik märkavad neid ja siis neil on väga raske küttida või üldse ellu jääda. Ja ma tunnen kaasa, aga loomaias saavad elada küll. No ja kuna hallvaresed on sotsiaalsed loomad, varesed üldse, siis ei saaks sellist loomakest üksi elama jätta. Aga siis tuleme faasanite juurde. Et on päris mitu teooriat selle kohta, et miks siis isased nii eredad on ja nad muutuvad veelgi värvikamaks just pulmahooajal. Ja see on seotud testosterooniga, et mida rohkem ühel isaselt testosterooni, seda tavaliselt eredam on tema värv ja siis seda pikemat on tema suled. Ja nagu näete, siis hõbefaasanil on näos sellised punased nahatekised. See on samasugune nahk nagu lokutid ja nagu lokutid kanadel. Nii et see on paljas nahk, millel on mitu funktsiooni. Üks neist on näiteks see, et linnud üldse, nad ei saa higistada. Neil ei ole higinäärmeid. Nii et selleks, et nad higistaksid, neil peab olema paljas nahk. Ja okei, ta läks natukene närvi. Ma teen paar sammu tagasi. Et kuna faasanlased on tulnud kuumadelt maadelt ja nad on harjunud sooja kliimaga, siis neil ongi sellised nahatekised, mis aitavad neil üleliigset soojust nii-öelda loodusesse tagasi ära anda. Aga samas, kui isased erutuvad, siis nende nahatekistesse tuleb verd juurde ja siis nad muutuvad veelgi punasemaks ja võivad isegi, no kuidas öelda, nad justkui kasvavad. Just pilgu all ja näiteks hõbefaasanil siis justkui kasvab selline suur kiiver. Et jah.
kuna mina isaseid erutada ei oska, seda vähemgi faasaneid, siis ta ei näita meile praegu, kuidas tema kiiver kasvab. Aga meie lähmegi edasi. Tšau. See on nüüd punahelmes faasen. Vaadake, kui ilus. See on siis isane ja te näete, et tal on samuti sinised nahatekised seal. Ja vot helmes faasanitel need lokutid, mis on, need on tõepoolest suurepärased. Et kui teie nägite seda pilti, mida me panime selle ülekanne promo juurde eile, siis see oligi see helmes faasen. Vot siin juba natukene näha. Te isegi näete need sarved, mis tal on. See on siis lihtsalt nahk. Ehk kui see isane faasan soovib emast võrgutada, siis ta sirutab seda lokutit välja, siis see katab peaaegu tervet tema rinde ja siis ongi selline eresinine, aga küljedel on suured punased täpid ja keskel on siis väiksemad sellised helekollased täpid. Ma olen seda elus ainult ühe korra näinud ja siis see oligi sel nädalal, kui ma tegin seda pilti. Ja siis, kui ta seda lokutit panebki välja nii-öelda, siis ta hakkab tantsima ja raputama seda. Ja kui ta pidab hästi rütmi, siis see ongi märk emasele, et ta on hea ja korralik isane. Ja siin ma näen, et Karmel küsis, et kas need pikad sabasuled neid paremini kiskjatele kättesaadavaks ei tee. Aitäh, Karmel, et selles iva ongi, et kindlasti teevad. Eks need isased faasanid elavad lühemat elu kui emased. Ja siis te näete, et näiteks siin on see helmes faasani emane, jällegi peaaegu ei ole teda näha. Ja siis tulemegi tagasi selle küsimuse juurde, et miks isased on sellised eredad. Ja väga täpselt me ei tea. Me teame kindlasti, et emastele selline erevärv meeldib. Mida eredam, seda parem. Seda kõike me oleme uuringute jooksul käigus kindlaks teinud. Aga vot selle kohta, et miks emasel on sellised eelistused, on olemas mitu teooriat. Üks teooria, mis mulle endale väga meeldib, lihtsalt ütleb, et isastel on sellised pikad ja eredad suled lihtsalt seepärast, et pikemat aega tagasi oli väga palju emaseid, kellel oli selline eelistus, täiesti subjektiivne. Ja seepärast nad hakkasid paarituma ainult selliste isastega. Väga lahe. Pean seda tabada.
Okei, ma usun, et kui me passime natukene kauem siin Helmes Faaseni juures, siis ükskord me tabame ka seda lokutit täies ilus. Nii, et emased hakkasid paarituma just selliste eredamate isastega ja need geenid hakkasid levima ja seepärast nad ongi siiamaani sellised. Põhimõtteliselt lihtsalt seepärast, et emastel oli subjektiivne eelistus. Siis on olemas ka selline teooria, mis ütleb, et selline ere sulestik on tegelikult eelis. Et jaa, võib-olla see teeb neid kiskjatele kergemini kättesaadavaks, nähtavaks, aga siiski, kui näiteks on kaks isast, kes nägid teineteist pulmahooajal, siis nad on mõlemad emaste otsingul ja selleks, et emane valiks just ühte isast, siis oleks hea, kui teisi isaseid seal lähedal ei oleks. Nii et isased kaklevad ka oma vahel. Aga kui isased kaklevad oma vahel, siis nad võivad teineteist vigastada. Ja siis keegi ei võida. Sest võib-olla nad vigastavad teineteist kohe nii palju, et ükski neist isegi paarituda hiljem ei saa. Nii et kui üks isane saaks teist ära hirmutada, siis see oleks väga kasulik. Nii et tegelikult isased võivad oma uhket sulestikku näidata ka teistele isastele, aga siis koos ähvardavate häälestustega. Ja sellel juhul selline ere ja pikk sulestik on tegelikult eelis. Aga minu lemmikteooria on tegelikult see, et selles point ongi, et sellise sulestikuga on jube ebamugav elada. Ja kui isased on noored, siis nad tegelikult sarnanevad emastele ja ainult suguküpsed natukene vanemad, siis isased on sellised ilusad emaste jaoks. Ja kui emane kohtab sellise isase, kes on suguküps ja elus, siis see annab emasele märku, et just see isane on väga osav, väga tugev, väga vastupidav ja tark ja kõik need omadused ongi need, mida üks mõistlik emane faasen sooviks oma poegadele edasi anda. Nii et just seepärast, et elada selliste sulgedega on ebamugav, siis sellised isased meeldivad emastele. Aitäh, Grete, et kui palju umbes isane faasen kaalub? See on nüüd hea küsimus ja näiteks Helmes faasen kaalub kuni 1,5 kilot. Tuled veelgi lähemale ka. Aga tegelikult see, et isased on värvilised sellised just seepärast, et see emastele meeldib, siis kui me räägime inimeste tsivilisatsioonist, siis see on suhteliselt uus teooria, mis alles hiljuti
sai tõestatud. Ehk Darwin oli esimene, kes pakkus, et äkki emaste valik on samuti tähtis evolutsioonis. Väga paljud pööritasid silmi, sest no mis aeg see oli, eks? Et pakkuda, et võib-olla emase sõna midagi maksab. See oli uudne idee. Aga praeguseks see on suht kindel, et emase valik on väga tähtis. No tundub, et Helmes Faasen jättis meid ja meie lähme ka siis edasi. Ja tõesti, Grete, et no nad kaaluvad nii vähe, sest nende luudes on ju õhk, et nad lendada saaksid. Ehk kõik faasenid, nad tegelikult oskavad lennata. Neid näeb puude otsas no looma ees suht harva. Nad käivad siin ringi ja otsivad endale toitu. Aga ja selleks, et nad saaksid lennata, siis nad ei saagi väga palju kaaluda. Aga võt näiteks praegu me vaatame sinikõrvukfaaseneid ja need on pisut raskemad. Tšau. Kas me saame mõlemad näha? Vot. Aitäh, Karmel. Et mõnedel liikidel ka isane aitab poegi kasvatada, aga see on suhteliselt haruldane. Mis on tegelikult samuti väga tähtis emase valigu osas. Ehk kui me vaatame, et kui isased nad ei aita poegi kasvatada, siis mida see tähendab? See tähendab, et emane ta kas või muneb või ta sünnitab ja siis ta peab veel poegade eest hoolitsema. Ja siis ta kasutab ju selle jaoks tohutult palju energiat. Ja mida see isane teeb? Ta lihtsalt andis oma geneetilist materjali edasi. Nii et siis tekkis bioloogidel küsimus, et miks selline suguline paljunemine? Et miks on vaja nagu kaks bioloogilist sugu? Ja tundub, et see on vajalik selleks, et me saaksime adapteeruda muutuvateks oludeks. Ja üks neist muutuvatest oludest on parasiidid. Ehk kui emased paljuneksid kogu aeg partenogeneesiga, et vabandust, selline suur sõna, aga põhimõtteliselt see tähendab, et emane paljuneb ilma isase sisendita. Niimoodi teevad näiteks haid mõned või roomajad. Siis see tähendaks, et poegadel on emaga identsed geenid. Nii et kui emal on mingid parasiidid, mis toovad teda surmani, siis samasugused parasiidid võivad nakatada ka tema poegi ja siis nad kõik lihtsalt surevadki välja. Aga kui näiteks emaste ja isaste armastuse käigus tulevad uued geenid mängu, siis võib-olla järglastel on suurem vastupanu ka parasiitidele. Aga siis, kui me vaatame neid kõrvukfaaseneid, siis tegelikult üks neist on isane ja teine on emane. Ja nüüd
näiteks see faasen, kes on meie ees. Mis te arvate? Kas ta on emane või isane? Ja ma ütlen ka, et tegelikult vabandust. Et tegelikult pildil seda on näha. Kes on isane ja kes on emane. Siin pildil põhimõtteliselt ka näha. Et see on siis isane ja seal allpool oli emane. Ja te võite neid eristada selle järgi, et kellel on kannused jalgadel. Et kui te vaadate nüüd hoolikalt selle linnu jalgu, siis te näete, et seal paistavad väiksed sellised kannused jalgadel. Ja kui me tuleme nüüd tagasi siia emase juurde, fokuseerime ja siis temal kannuseid ei ole. Nii et kõrvuk, ja see on põhimõtteliselt ainus selline nähtav erinevus. Et soolist dümorfismi neil ei ole. Aga tundub, et kõrvukfaasanitel pulmamängud alles alguses, sest te näete, et emasel pea kohal on sellised mustad suled. Ja need mustad suled on tippkorras praegu. Ole neid veel välja kitkunud. Et kahjuks kahjuks, see on muidugi subjektiivne. Aga kui nad paarituvad, siis isane asetseb end emase selja peale ja ma ei tea, suurest elevusest kitkub emasel pea sulgi välja. Jah, tundub, et meie kõrvukfaasanid läksid natukene magama. Vaatame, keda veel me siin näeme. Kuni me kõndime, ma panen iseenda ekraanile, muidu see rabeleb kogu aeg. Tšau! Nüüd siin on üks teine helmesfaasen. See on Saatur helmesfaasen. Väga sarnane sellele punahelmesfaasenile, keda me enne seda nägime. Aga tema lokuti on lihtsalt natuke teise mustriga. Noh. Ja faasanite maailmas kuidas öelda? Et põhimõtteliselt, kui me vaatame faasaneid üldiselt, siis nende arvukus kahaneb, nagu ka enamusel loomadest praegu maailmas. Neid kütitakse toiduks, mõnikord ka sulgede kättesaamiseks. Aga põhimõtteliselt, et need faasenid, keda mina olen teile näidanud, siis nad ei ole väljasuremisohus ja nad on
enamasti kategoriseeritud punase nimistu poolt kui ohulähedased. Ehk olukord on no mitte lill. Kindlasti saaks neid küttida vähem. Aga katastroofi veel ei ole. Tšau. See on valge selgfaasen, kes elab Taiwani mägedes. Nii et faasanite liike on väga palju ja enamus neist on väga spetsialiseerunud kindlatele kohtadele. See on jällegi üks isane. Vot need isased, need valge selgfaasanid hoolitsevad poegade eest ka. Oi, Karmel, kui palju faasaneid on loomaias? Hea küsimus, aga ma jään seda võlgu. Matemaatikaga ma suur sõber ei ole. Ja kokku lugeda on võib-olla ka natukene raske. Aga siis viimane faasen, kellest me natukene räägime, on kuningfaasen. Vaadake, kui ilus. See on siis ilmselgelt isane. Ja siin see saba algab ja siis ta läheb. Vot. Ja jällegi, mida pikem, seda parem. Emaste faasanite jaoks kindlasti suurus mängib rolli. Ja tegelikult, mis on huvitav, on see, et isegi kui suled on ebanormaalselt pikad, näiteks 2 korda pikemad, kui nad tavaliselt on sellistel isastel, siis isegi sellised ebaloomulikud isased emastele väga meeldivad. Et siin käib ka üks selline emane, kellest ma räägin. Vot vaadake, niimoodi näevad välja sellised emased, kelle jaoks isased kasvatavad oma sulgi ja riskivad oma eluga. Ja mina olen nende isastega täitsa nõus. Sellise emase jaoks läheks kas või kuu peale. Ei tea küll, miks nad ei aita poegade kasvatamisega, aga no eks keegi ei ole ideaalne. Ja ma mainisin, et emaste valikul on suur tähtsus. Ja niimoodi ei ole ainult faasanlastel, et tegelikult kõikidel liikidel, kohe me fokuseerime seda asja, ja, kõikidel liikidel, kus on mitu sugu, kui üks võimalikutest sugudest on emane, siis just emase valik on see lõplik valik, mida tehakse. Ehk isased pakuvad end emastele ja emased valivad. Ja see on sellega tingitud, et emase panus paljundamisse on kordades suurem kui isastel. Et isastel on seda geneetilist materjali ehk siis spermat väga palju ja isased võivad tihtipeale paarituda isegi mitme emasega ühe hooaja jooksul, aga emasel on võib-olla 1 kuni paarkümmend, muidugi on võimalik, et ka rohkem neid munarakukesi. Ja siis see tähendab, et see emane peab tegema väga head valikud,
sest kui ta valis mingit nõmedat isast, kes ise kohe kärbub ära, siis ka emase pojad tulevad haiged. Ja kellele seda vaja on, eks? Nii et selleks just, et emane saaks hästi valida, siis isased peaksid olema ilusad, tegusad, no ja ilmselgelt hoolikad. Et siis näidata emastele, et nad on head on. Ops. Vaatame siis lähemalt ka ühe sellise emase. Ta nägi, et me tulime ja siis kohe läks ära. Tüüpiline emane. Okei, kohe ma leian upsti. Okei, jääme siis nende juurde. Ja. Oi, vabandust. Ja hetkel meil on tegelikult kahes aedikus munad. Selle Taiwani faasani juures ehk valgeselg faasani juures ja hõbefaasani juures. Me veel ei tea, kas nad on viljastatud. Nii et vaatame, mis ja kuidas, kas tulevad järglased sel aastal. Vot, aga siis tänaseks me lõpetame teiega. Suur tänu, et liitusite meie väikse faasanite ekskursiooniga. Me jätkame ka edaspidi. Meile eelmisel nädalal saadeti päris mitu sellist väga head soovitust, et kelle juurde saaks minna ja me kindlasti proovime nendega arvestada. Nii et anname teile teada, kelle juurde me lähme järgmisel nädalal. Ja kohe ütlen, et järgmisel teisipäeval me teeme ühe erilise ülekanne, kus minuga liitub üks meie talitajatest, kes on suurepärane kunstnik ja siis me räägime ka loomade joonistamisest. Ja kui see tuleb siis teisipäeval, siis esmaspäeval anname täpsemalt teada kellaaega ja ka kelle juurde lähme. Aga aitäh, et olite meiega. Kui jäid küsimused, millele ma pole vastanud, siis kindlasti vastan kommentaarides. Aga püsige terved, püsige kodus, ilusat päeva jätku teilegi ja näeme varsti. Nägemist!